Reisilainele S-Traveliga. Tere head kuulajad, mina olen Sandra ja te kuulate Reisilainel S-Traveliga podcasti. Tänases saates võtame jutuks reisimise lastega. Aga mitte siis sellise klassikalise Türgi või Egiptuse pakettreisi ja hotellipuhkuse vaates, vaid hoopis nagu veidi seikluslikematest, eksootilisematest sihtkohtadest. Räägime nii-öelda siis seljakoti reisimisest, võib-olla sellist rohkem looduses rändamisest ja mugavustsoonist välja astumise reisidest äkki võib nii öelda. Et ma ise just tulin paar päeva tagasi ka lastega reisilt, aga mina just käisin klassikalisel pakettreisil, sest mina veel hetkel olen pigem selline lapsevanem, kes eelistab lastega väga turvalist ja lihtsat varianti reisimiseks. Et tundub, et selline kuskil Aasias või Lõuna-Ameerikas seiklemine väikeste lastega on minu jaoks veel nagu liiga suur väljakutse. Et üks laps on mul 4 veel, et ma temaga nagu veel ei tahaks minna kuskile väga nagu seiklema. Aga just sellepärast ongi mul täna stuudios siis sellised külalised, kel seda julgust jagub ja kes on selliseid reise juba üksjagu ette võtnud ning täna siis ka meie kuulajatel oma kogemusi jagamas on. Üheks külaliseks on mul LHV jaepanganduse juht Annika Koroško ning hea kolleeg ja lennupiletite reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Tere teile! Tere! Ma alustaks kõigepealt, mis pani teid valima lastega reisimisel just selle seikluslikuma poole, mitte nagu sellise klassikalise basseini ja lamamistooliga puhkuse? Annika? Kuna ma olin seda ka varem teinud, täpselt sellisel viisil, et ma arvan, ma olen ühel pakettreisil elus käinud. Sellest on nüüd peaaegu 20 aastat tagasi ja see oli minu esimene kaugem reis ja jäi ka viimaseks pakettreisiks. Ei meeldinud? Oli Egiptusesse ja me ikkagi vist tundsime tollel hetkel elukaaslasega, et peale 3 päeva, et nüüd midagi võiks nagu veel olla. Ja sealt sai see algus, et alati võiks ikkagi nagu natuke rohkem ringi rännata. Ja lastega see kuidagi jätkus. Ja ma ütleks, et see alati ei pea olema nii seikluslik või kuidagi siis nii ülevõimendatud, et tegelikult ka pakettreisi ja sellise päris ekstreemse seljakotireisi vahele jääb hästi palju. Ja meie võib-olla lastega avastasimegi ühel hetkel, et hästi mugav on tegelikult sõpruskonnaga rentida kusagil maja ja kasutada seda oma hoovi võlusid, et alati saab keegi siis paremini jälgida kogu seda laste seltskonna. Ja sul on ka oma bassein võib-olla, kus siis ka ei ole nii palju võõreid, ehk on lapsi nagu lihtsam jälgida ja on mõnevõrra ka ootum. Ehk siis, et see oli hästi nagu loomulik jätk ja mulle hästi meeldib, et lapsed näevad ka neid ootamatuseid, et kui lennukid ei tule ja rendiautot lõpuks ei ole ja majavõtmed ei ava majaust ja kõik see sinna juurde kuulub, et see on tegelikult ju osa elust ja õpetab neile hästi palju ja hakkama saamist just sellistes ootamatustest. Ja mina olen mul stressitase tõuseb kohe nagu 5-kordselt, ma arvan, kui lapsed on kaasas ja tekivad sellised olukorrad. Aga Mauri, kuidas sinuga? Mina olen pakettreisil käinud elus 2 korda, võiks öelda, et esimest ja viimast, aga et üks kord oli muide ka koos lapsega. Aga kuna mulle endale meeldib nagu seigelda hästi palju, lennata järjest, teha vahepeatusi igal pool, no siis lapsed peavad taluma neid minu eelistusi mingil määral. Et keegi klassik on öelnud, et maailm on raamat ja need, kes ei reisi, et need loevad ainult 1 lehekülje. Et mida rohkem sa reisid, seda rohkem sa neid lehekülgi loed. Ja siis ma tahaks, et mul lapsed... Sa tahaks selle raamatu läbi lugeda koos lastega? Et mul lastel ka oleks raamatus nagu palju lehekülgi, mida siis lugeda ja meenutada. Millal siis oli see nii-öelda, millal ja kuhu see kõige esimene reis lastega, mis ei olnud siis pakettreis? Kui kaugel... Meil oli esimene, oli pikalt planeeritud, minul on elus lihtsalt selline olukord, siis juhtus, nimetagem seda olukorraks, et minul 2 esimest last sündisid korraga, ehk siis minul on kaksikud ja kaksikute värske vanemana seda julgust pidi ikkagi ka mina pidin endas ikkagi kasvatama, ehk siis ja kui lapsed olid siis saanud aastaseks, me kuidagi mõtlesime, et enne kui nad omal jalgel ikkagi päris ei ole, et siis päris 2 nagu või kuidagi tundus meile isegi natuke hirmutav. Ja nii ta siis läks, et sügisel avales võimalus, et lähme ikkagi, lapsed olid juba saanud aastaseks, et lähme Lõuna-Prantsusmaale. Väga pikalt planeeritud, sõbranna oli ka kaasa tulemas oma beebiga ja et lähme 2 perega.
klassika, üks lastest jäi päev enne reisi kõrvapõletikku. Ja siis mõtled, et okei, aga siis see seikleja hing ikkagi ärkas ellu peale seda aastat lastega kodus olekut ja oli, et reisikindlustus ja 2 päeva hiljem lendasime ikkagi sinna Lõuna-Prantsusmaale juba ravimite toel kohale ja sealt see oli rendijama autoga mägedes seiklesime väga-väga imelises, idüllilises külas ööbisime ja tegelikult kõik lähevale asuvad Monacod ja Cannid sai kõik läbi sõidetud nende poolmagavate lastega ja kärus, aga... Ma just mõtlesin, et kõik lapsed tegelikult ei maga ju väga hästi autos või üldse ei talu tegelikult palju autosõitu, et kuidas teil sellega oli? No mägedes ei ole ma ka ise kõige tugevam tükk, kui see auto seal vingerdab, et eks ma võisin arvata, et võib-olla mõnel lapsest on minu keel edasi läinud ja nii ka oli, aga kõik on tegelikult möödu, planeerid neid sõita natukene, võib-olla rohkem, aga magad siis, kui saad. Et ega siis lõpuks lapsed ju loomulikult arvestame nende eripäradega, aga nad ju tulevad täpselt nagu eelpool kõneleja ütles, et nad ju peavad kohanema meiega. Ja kui lapsevanem on õnnelik ja avastab maailma, siis tegelikult lapsele kandub see nagu edasi. Et ma arvan küll, et minu meelest Monaco nad magasid suht sirgelt seal kärus nagu maha. Ma ei saa öelda, et see oleks olnud kuidagi ebamugav, meil oli väga mõnus seal mõni kohvi juua kuskil aga jällegi teistpidi, et kui me sõitsime seal ranniku ääres, siis seal nad väga möllasid liiva sees ja ka seda Lõuna-Prantsusmaa kivist liiva on omajagu neile ilmselt sinna sisse läinud mingil hetkel, et ei olnud midagi hullu, aga ja kindlasti peab olema seal autos neid, ma ei tea, pabersalvrätiku pakikesi ette visata ja siis neid mis laste beebitoidud erinevad. Ja võimalikult värvilised, erinevad värvis, need on huvitavam, et see peab olema see meelelahutuspakett nagu kogu aeg sinna taha istmele nagu kätte anda, et siis on kõik nagu tehtav. Nii et jah, minu esimene oli küll väikse, esimene kohe algas väikse reisi tõrkega, aga edasi oli väga tore ja me ikkagi olimegi seal kokku ju põhimõtteliselt 3 hästi pisikese lapsega. Ja üks oli natuke suurem juba tol hetkel see rannalapset ja väga tore oli ja sealt ikkagi algas see julgus, et ma sain aru, et olgu, et kahe lapsega on ikka täitsa võimalik kaksikutega rännata ja rohkem me nii pikki vahesid enam ei teinud. Mulle nagu tundub, et ongi nagu lihtsam nagu päris väikestega siuke nagu kuni aasta, võib-olla veits peale ja siis juba niuke 10+ nagu ja siis seal vahemikus on nagu natuke keerulisem nendega, et kui me just ka reisil käisime, siis sõbranna laps pani nii kiiresti ajama kuskile 7 tuule poole, et siis aja neid taga seal, eriti kui sul veel 2 tükki neid on vaja taga ajada. Jaa, aga lapsed ka reisil, ma arvan, et see on ka asi, mida sa annab juba ikka väga väikestega nagu läbi rääkida, et kus on ohud ja kus ei ole ohud ja miks peab emmetiisid kogu aeg nägema ja miks ei tohi jääda kuskile, jääda nagu seisma, kui teised liiguvad edasi. Et ma ütlen ausalt, et mul ei ole küll kunagi vist ühelgi reisil olnud sellist, et täitsa hing on kinni, et nüüd on keegi kuskil kadunud, et täna on mul 3 last ja ei ole olnud, tõesti ei ole olnud. Et eks seda on ikka, et vaatad üksteisele otsa, et kus nagu on ja siis juba teine lapsevanem silmadega osutab, et vaata siia, et kusagil on ikkagi see pilk peal. Mauri, kuidas sinu kõige esimese reisiga lastega oli? Esimene reis oligi juba väga ammu, et see oli eelmisel sajandil. Sul on esimene laps päris suur ka juba? No jaa, esimesed lapsed on kõik täiskasvanud, et mul on päris palju lapsi, on olnud ka seda kärgpere varianti, et ka teiste siis lastega koos reisinud, et neid on olnud päris mitu ja Küpros. Pakettreis oligi esimene, siis järgmine oli Ameerika Ühendriigid, New York ja siis kui ma esimest korda nagu üksi käisin ilma teise vanemata lapsega, siis ta oli 3-aastas, me käisime Araabia Ühendemiraatides. No see on ka siuke natukene seifim siuke piirkond, aga 3-aastasega ja üksi. Jaa, see oli väga päris challenge. Aga sul on nagu selles suhtes võib-olla isegi parem, ma ei tea, kui vana Annika sinu kaksikud nüüd tänaseks on? Tänaseks on 11 ja väiksem laps on 6. Et sul on võib-olla isegi pikema perioodi võrdlus olemas, et mis selle ajaga nagu muutunud on, et ütleme, kui sul seal suuremad lapsed 3 olid, eks ju, ja nüüd tänapäeval see kõige väiksemaga, et mis nagu, kas on midagi paremaks muutunud, lihtsamaks? No 90-ndatel oli üks väga terav teema viisad. Et pakettreisid algasid Soomest. Kõigepealt sul oli vaja Soome viisat ja siis oli vaja selle sihtkoha viisat.
kuhu sa lähed. Et tänapäeval ikkagi õnneks saab valdavas enamikku normaalsetesse riikidesse ilma viisata või siis internetist vormistatava reisiloaga. Ja ütleme, et ka suhtena sissetulekusse see reisimise maksumus on kindlasti tänapäeval märksa taskukohasem, kui ta oli 90-ndatel. Aga kas vanasti ei olnud rohkem lastele nagu lennupiletite mingid soodustusi ja selliseid? Jaa, lapse soodustus oli suurem protsentuaalselt, aga võib-olla lennupiletid ise olid kallimad. Ja. Aga nad sisaldasid ka rohkem. Tänapäeval võid saada väga odava lennupileti, millele siis pead teist sama palju juurde maksma, et sellist normaalset reisikogemust saada. Et tänapäeval tegelikult juba 2+ vanuses lapsele sa juba maksad peaaegu sama hinna, mis täiskasvanule lennupiletist? Jaa, sisuliselt küll, et kui saab, siis mingisuguse väga sümboolse soodustuse. Oskad Annika ka öelda, mis on nagu muutunud võib-olla selle siis sinu puhul siis võib-olla 10 aasta jooksul, et kas sa tunned, et midagi on nagu just võib-olla planeerimise protsessis või ka reisi enda jooksul nagu kuidagi lihtsam? See juba niikuinii, et lapsed on ise suuremad ja nendega on natuke lihtsam, aga nagu muus osas? Ma arvan, et kõik see ikkagi, et me oleme väga palju läinud online'i ka erinevate reisiteemadega, et võib-olla ka isegi see 11-10 aastat tagasi oli seda veel nagu natukene vähem või seda usaldust võib-olla oli vähem. Täna on ikkagi hästi lihtsaks ja kõik läinud erinevate asjadega üles otsimine. Näiteks hästi lihtne asi, lastega paraku reisidel oleme vajanud ka nagu arstiabi, et täna on ikkagi nagu online'ist nagu kõik see info on hästi kättesaadav, kui sa oled nagu reisil, et mis tõttu sellist sõiklemist on nagu ka lihtsam teha, autoreitide ette, kõik on läinud selles osas natuke lihtsamaks. Lennukites ma olen nagu hästi nõus Mauriga, et see on läinud pigem selliseks, et ma mäletan, et kui ma kaksikutega need esimesed aastad käisin, ma ei tea, kärud, tasuta, kõik oli kuidagi see lastepakett oli seal juures ikkagi selline nagu väga... Lastele toodi kunagi mingid värvipliiatsid ja mängud ja mingid asjad. Ja ma mäletan, ma panin need kaksikud, nad ei ole mul kunagi olnud sellised nagu sarnaselt väga nagu riietatud, aga ma spetsiaalselt, kui me läksime reisile, et ma panin nad täpselt ühtemoodi, et esiteks on alati lihtsam natuke jälgida ja lennujaamades ja lennukites see toimis nagu imeliselt, sest et alati pandi ju tähele, et twins ja siis hakkas tulema kõik see nännindus sinna juurde. Et see oli tegelikult lastele ka meelelahutuslik ja tore, et siis kindlasti, ma ei tea, täna ma olen ka üksi rännanud 3 lapsega käinud, siis ega keegi enam väga tähele ei pane, et kui palju sul kuskil on ja pagasiga ka, et alati pead ajama näpuga rida, et kui sul on seal mingid, enam küll kellegiga käruga ei reisi, aga kui tänane 6 oli seal 2-aastane ja peale koroona aega siis uuesti läks reisimine lahti, et siis ma ikkagi tean, et ma ühe korra seal lennujaamas olin hästi üllatunud, et see lennupilet, nagu lapse lennupilet ei sisaldanudki mitte mingisugust nagu käru ja ma ei olnudki sellele nagu tähelepanu juhtinud, seepärast, et see ei ole vanem mitte kunagi teemaks olnud, et lapse pilet ei võigi sisaldada justkui nagu käru. Ja sellest hetkest edasi ma ikkagi olen pidanud nagu see pagasi osas, mul ei ole nüüd küll käru vaja, aga vahest on autoistmed oleme ise kaasa võtnud, turvaistmeid siis. Ja et me oleme ise neid kaasa võtnud, sest kui sa lähed pikemaks ajaks, siis rendifirmades on need väga hiigelhinnaga, et pole mõtet, et mingi vahe mul olid lausa sellised reisidele kaasavõtmise turvatoolid kaksikute puhul, et ma teadsin, millised need on, et käivad lamamas asendisse, et nad saavad magada autos mugavalt, kui me sõidame ühest punktist teise. Et need täna ei ole enam enesest võistetavad nagu lisad lennupiletitele, et nad on ikka üldiselt väga tasulised kõik, et kuni selleni välja ju, et täna ikkagi need basic piletid ei sisalda isegi vahest pisikest kohvrikest. Käekotti võid võtta. Et siis on ka, et siis ma olen vahest mõelnud, et see lapse seljakott, et millise kotikese alla see kvalifitseerub siis, et kui mul on 3 või 4 aastasel see pisike seljakotike, et mis isiklik esi see siis täpselt on või see läheb juba pagasi alla, et selles osas on tulnud nagu juurde mingeid teemasid küll, mida peab võib-olla isegi lennukite puhul rohkem jälgima ja mis varem olid nagu rohkem iseenesest võistetavad, on ju, et. Mis puudutab seda nänni lennukis, värvipliiatsid, seda saab jätkuvalt, kui õige lennufirmaga lennata. ja näiteks Turkish Airlines. Ja neid on ikkagi ja mõnes kohas on need ikkagi päris nutikad, et minu meelest on täitsa tore, kui on ikkagi läbi mõeldud, et see ei ole lihtsalt sellepärast, et oleks midagi anda, aga ma tean, kuskil lennufirmas olid väga kihvtid kleepekad igal juhul, ma mäletan, me lõpetasime selliselt, et me olime abikaasaga mõlemad üsna kleebiseid täis, aga lastel oli pool tundi ikkagi väga süvategevust.
kuidas turvalisusega tundub, et kas on muutunud, et tunnete, et ei ole võib-olla nii turvaline kui 10 aastat tagasi või vastupidi nagu või 20 aastat tagasi vastupidi, pigem on nagu muutunud just turvalisemaks? Minul on kogu aeg väga turvaline. On olnud, jah. Kõige nagu ekstreemsem sündmus seoses lastega reisimisega on mul aset leidnud siit linnulennult umbes 15 kilomeetri kaugusel, kui käisin toona siis 5-aastase tüdrukuga Aegna saarel päevareisi tegemas. Ja see ekstreemsus seisnes siis selles, et tund aega enne tagasi sõitu helistati mulle Kihnu veeteedest ja teatati, et täna ühtegi laeva enam ei tule, et liiga tugev tuul on. Ahah. Ühesõnaga, et siis meil oli üks plaaniväline ööbimine Aegnal. Sa tahad öelda, et see Aegna reisi happening oli nagu kõige ekstreemsem kogu sinu reisimise ajaloos? Vau, sa oled väga õnnega koos. Annikal ilmselt on midagi rohkemat vastu panna, aga sellest jõuame veel veidi hiljem rääkida. Ma tahtsin veel jätkata sellega, et mis need kõige suuremad siis väljakutsed teie arvates on lastega reisides? Me ütleme top 3 kõige suuremat väljakutset, mis sa tooksid välja? Heade lennupiletite leidmine. 5 inimese lennupiletid võivad päris suur vahe on, millal ostad ja mis kampaania parasjagu on, et leida nagu head lennupiletid. Kindlasti nüüd, kus mul on varateismelised, on pakkimine. Ehk siis, et mida on mõistlik reisile kaasa võtta ja mida mitte. Et seal on nagu tahad anda vabadust, aga tuleb ka kontrollida, et lõpuks ikkagi päriselt oleks nagu päris riideid ka kaasas, mida reisil nagu mugavuse mõttes ikkagi vaja on. Ja ei ole ka väheoluline ikkagi see, et oleks see plaan, top 3 on ikkagi ka plaan, et mida seal koha peal teha. Et tuleb arvestada lastega, et lastel oleks huvitav, et oleks endal huvitav, et sa leiaksid selle kompromissi erinevate tegemuste peale, et üks päev roonimispark, teise päev kunstimuuseum, 3. päev võib-olla mingi science park, et sa saad neid erinevaid asju ühendada, et oluline, et see ei läheks ühte ega teise äärmusesse, et kõigil oleks need siis ikkagi kruusid täis, nagu öeldakse. Kas sa planeerid lastega reisides rohkem kui näiteks kahekesi või üksi reisides? Ma arvan, et kui täna vist selle 11 aasta jooksul oleme kahekesi käinud reisimas ühe korra, sellepärast, et seal on 2 nagu aspekti, et Eestis muidugi neid pikki nädalavahetusi rohkem, aga välisreisil tõesti ühe korra. Ma ei raatsi lapsi maha jätta, seepärast, et nemad ju, mul ei ole väga tööalaselt reisin piisavalt palju ja abikaasa ka, et need korrad, kui me saame nagu puhata, siis ma väga hindan seda aega, et ma saan oma lastega koos olla ja ma ei raatsi neid kuidagi maha jätta. Aga lihtsalt naljakas on see, et ma ütleks, et pigem, et praegu, kui on kahekesi vaba aeg või kuskile minek, ma suudan selle palju rohkem ära planeerida kui lastega, sest see aeg on nii lühike ja nii väärtuslik, et see omab nagu teise tähendusega, et võib-olla lastega reisil ma pigem vaatangi seda, et oleks, kui me võtame kuskil mingi rendimaja ja plaanime pikemalt koha peal olla, siis ma lihtsalt vaatan, et meil oleks nagu sõidupäevad ja nii-öelda puhkepäevad, et me tegelikult ei läheks selles mõttes hulluks, et oleks 3 päeva ütti nagu ikkagi hästi pikad päevad, siis tekib torisemine, tekib väsimus, seda pole kellelegi vaja. Et pigem et selle planeerin küll läbi, et ma ei tea, nüüd see matkarada, nüüd homme me siis lebotame basseini ääres, ülehomme lähme võtame selle linna, uurime selle läbi, siis jälle kuskil pool päeva puhkust. Et seda ma küll planeerin jah, et oleks kõike. Meil oli ka praegu, et palavust oli nii palju, et planeerisime isegi nagu poole päeva kaupa. Et esimese poole päevast nagu käid ringi ja teise poole päevast saad siis ennast basseinis või merevees jahutada ja lihtsalt olla, et lapsed väsivad tegelikult selle palavusega ka, isegi väsid tegelikult ja väsivad päris kiiresti ära. Aga Mauri, kuidas sinuga on, kas planeerid rohkem lastega või sa oled rohkem siuke go with the flow või? Ei, ma ikka planeerin ette, et majutused peavad olema planeeritud. Majutus jah, aga... Et siuke kondikava on paigas ja ma täiesti nõustun sellega, et lendude leidmine on nagu esimene teema, et minu jaoks on oluline, et oleks võimalikult palju lende, võimalikult palju peatuseid. Aurile meeldib 5 ümberistumisega minna. Pikad lennud. Jaa, kusjuures nii on. Meil järgmine reis on lastega, ühe lapsega siis plaanis Patagooniasse ja meil on 6 lendu ühes suunas. Ja muidugi on nagu peatused seal vahepeal. Et nagu see ja see ka millega sa lendad, millised lennukid on. See on väga oluline, et ma võin ka nagu kellaaega valida selle järgi, et saaks parema lennukiga sõita. Okay. Siit on õppida, ma pean Mauri käest võtma siin ja loeks.
kellaaegu ka nagu vaatate, et nagu oleks normaalsel ajal laste jaoks nagu see lennuaeg või pigem on ikkagi see hind on kõige suurem määraja? Hind ja lennuki tüüp, et see, kui sa nüüd hakata vaatama, et mis kellal ta täpselt lendab või kus kohas ta läbi läheb, see on selline peenhäälestamine, mis kipub olema väga kallis meie Eesti väiksel turul. Et kui sulle siin, meil lennufirmad lendavad sellistel aegadel, mis jääb muudest turgudest üle, ütleme niimoodi. Et sageli kuskile Türgisse või Kreekasse sa peadki minema öösel ja kui sa tahad, siis ma ei tea, lõunasel ajal minnes maksad 2 korda rohkem. Jah, meil see Türgi lend läheb mingi 4 midagi Tallinna lennujaamast, väikeste lastega kell 2 umbes juba lennujamas oled, siis see esimene reisipäev, ma arvan, läheb suht luhta, kui sa sinna kohale jõuad, lapsed on täitsa. Ise oled ka väsinud, ma arvan. Lapsed magavad lennukis. Nad magavad ja see on tõlgendamise küsimus. Minu omad ei maga. Ei, pigem on ju, alati võid ju leida neid negatiivsed, aga tore, et saab minna ju. Muidugi. Seda saab alati niipidi vaadata, et tore, et saab minna ja ma olen Mauriga rõus, et kui siit Eestist juba kuskile saab, et see on juba omaette nagu boonus, et see hakata siin nagu valima, aga muidugi, kui on valida sama hinnaga, et kui lähed siin öösel kell 4 või siis lähed nagu hommikul kell 9, muidugi võtad hommikul kell 9. Mina küll seda püüan alati nagu vaadata, et ma võimalusel eelistaks seda nagu hommikust minekut, et siis mul on nagu aega seal õhtul nagu kohale jõudes, võib-olla on veel valge, kui hästi läheb, kui kuskile jõuad, et siis leiad selle maja ja saad nii-öelda ennast nagu paika sättida, esimesed poeskäigud tehtud toiduasjade osas, nii et ei ole veel nagu päris öö, aga ma ei tea, võib-olla 50% kordadest õnnestub. Ei ole määrav. Aga lennujaamas lastega ööbima ei ole pidanud? Ööbima otseselt mitte. Türkishiga lennates antakse tasuta hotell, kui on üle 12 tunni vahe, seda me oleme kasutanud. Ja siis nüüd eelmine aasta me käisime Filipiinidel 4 lapsega ja siis oli küll selline nagu, ütleme, Tallinna lend jõuab Istanbuli kuskil natukene keskööd ja jätkulend oli mingi kell 4 öösel. Aga õnneks selgus selline tore asi, et Istanbulis Turkishi lounge'is, kui sul on nende see kuldkaart, siis saab, tavaliselt saab 1 kaaslase tasuta võtta, aga Turkish oma kodubaasis lubab kõik kuni 25-aastased lapsed nagu tasuta lounge'i. Et see on nagu super hea. Jah, olen minagi seal lounge'is neid perekondasid kõikvõimalikes tugitoolides magamas näinud. Et seal väga nagu sellist ideaalset varianti magamiseks ei ole, aga teil, mis on 4 tundi, kannatab vast olla küll. Tund küll lükkus lend edasi, nii et kokkuvõttest oli 5 tundi, aga see oli okei. Räägime edasi siis sellest ka, et juba planeerimisest rääkisime, et kui võtta küll nüüd natuke mingid küll ei ütleks, et ekstreemsemad, aga võib-olla natuke nagu sellised erilisemad tegevused reisil, et kuidas nagu seda planeerida nii, et nagu jääks piisavalt turvaliseks ja ei ületaks nagu seda laste võib-olla võimekuse piiri, aga samas, et oleks nagu piisavalt selliseid ägedaid erilisi tegevusi ka, et ei oleks lihtsalt mingi, võib-olla lähed loomaaeda või veeparki, vaid mingid selliseid seikluslikemaid tegevusi. Et kuidas te nagu selle tasakaalu olete leidnud või mis tegevusi te nagu olete valinud? Me oleme käinud eksootilistes kohtades, näiteks eksootilisi loomi vaatamas. Ja seda on olnud mitmel pool, et kõige esimene kord võib olla Borneo saarel, Malaisias, et siis sa lihtsalt sõidad põhimõtteliselt mööda jõge paadiga. Ja siis on sul seal kõrval krokodillid, ninaahvid, isegi elevante nägime, mürkmadusid erinevaid, et seal on ikkagi... Aga kordagi ei olnud tekkinud sellist tunnet, et nagu laste turvalisuse pärast kuidagi muret peaks tundma? Ei, kõik oli väga okei. Ja siis Komodo saarel Indoneesias oleme neid Komodo draakoneid käinud vaatamas, ka seal on ikkagi nagu keegi saatja kaasas, et kes hoiab nagu turvalist vahet. Et nad võivad teoreetiliselt rünnata ka inimest, aga seda juhtub harva. Ja siis, mis veel? Filipiinidel vaalhaidega ujumas. Et vaalhaid on nagu täiesti ohutud. Et nad on küll haid, aga nad söövad põhimõtteliselt ainult planktonit. Et maailma suurimad haid, et nad võivad üle 10 meetri pikkused olla. Aga seal on lihtsalt siis suhteliselt kalda lähedal, et hüppad paadi pealt vette ja siis... Ja lapsed käisid sinuga seal kaasas?
Oh jaa, neile väga meeldis. Seal oli küll ainuke teema, et pidi umbes kell 2 öösel üles ärkama, siis autoga 2 tundi sõita sinna kuskile ja siis veel koha peal 2 tundi oodata, et seal koha nimi on Oslobi maakond ja konkreetselt mingi Tanna-Vanni küla, kus kohalikud ongi leidnud endale sellise tööstusharu, et põhimõtteliselt see on natuke fake, sellepärast, et need kalurid mingi söödaga meelitavad need vaalhaid kuskile lahte, et need on nagu alati olemas, see laht kubiseb vaalhaidest ja siis turiste nagu igalt poolt siis veetakse paadiga sinna lahte ja siis hüppad vette, on see snorkeldamismask ees ja siis ujud. Puutuda ei tohi muidugi neid, aga väga lähedal saab olla. Ma ei tuleks ilmselt selle pealegi, et lastega minna haidega ujuma. Jah, see on, nad on nagu vaba, ei ole nii, et sa kuskil puuris oled, aga nad on täiesti ohutud. Ja siis Filipiinidel veel üks lahe loom, mida me käisime siis vaatamas, on tontkandlased. Need on inglise keeles tarsier, maailma väiksem primaat või ahviline, väga fotogeenilise välimusega, suurte silmadega. Need on ka võrdlemisi ohutud ju? Need on täiesti ohutud, et sa võid ise nendele pigem ohtlik olla, et neid isegi ei tohi välguga pildistada ega midagi. Nad on täiesti seal nähtaval ja kättesaadaval nii-öelda. Okei, aga kui nagu nii-öelda matkanud oled või looduses käinud, kas ei ole olnud selliseid olukordasid, kus see on nagu lapsed ei ole jaksanud enam näiteks või kuidagi on ületanud nagu natuke nende võimekuse piiri, see päev või see tegevus? No väiksemate lastega pigem on seda linnades juhtunud võib-olla, siis võtan kukile ja tassin. Sest mul oli ka just see, et laps väsis ära, et tõesti palav oli, palju oli käidud. Ja siis on endal ka palav, siis võtad selle lapse kas sülle või kukile, siis on nagu endal veel topelt raskem. Et jah, et sellega nagu ma ise tunnen ka, et tuleb hästi palju nagu arvestada, et nagu lapsed nagu jaksaksid ja et nad julgeksid, kas minu omad on võrdlemisi arad ja ka mitte just kõige kauem jaksavad käia, nii et eks see kõik on muidugi harjutamise asi, aga kuidas sul Annika on olnud? Ma vist ei ole ka neid ülemäära viinud, ma jängi mõtlema, et mida ma tõlgendan nagu selle ekstreemsuse alla, et elevante käisime koos mulja väga lähedalt, sama olukord, et sa pead neid jälgima, et keegi kuskil kõhu alla jalutaks on ju, aga lastel ka mõistus peas ja saad ära seletada ennem neile väga kenasti, et mis on ohud. Kus ma võib-olla olen ise ennast tundnud ebamugavalt, aga ma võiks öelda, et lapsed ei ole. Siis Montenegros, kui me kõndisime ringi, siis seal on ikkagi päris mitmed sellised jalgrajad, kulgevad kuskil mäenõlva peal ja seal ei ole mingeid piirdeid ja siis sa võid sealt ka ju natuke alla kuidagi veereda ja nagu need lapsed kõnnivad, et nad kõnnivad otse, aga vaatavad taha kõrvale ja jumal teab kuhu. Et siis võib-olla ja mäletan, et Gibraltaril ma natuke tundsin sama nagu tunnet seal mingite kohtade peal, et nüüd on neid piirdeid küll sinna kõvasti juurde tekkinud, kui seal näiteks oli ligi 20 aastat tagasi, kui ma seal esimest korda käisin. Aga nendel hetkedel ma nagu tunnen seda, et ta tegelikult tajub seda nagu ohtu võib-olla ka, aga see on nii huvitav ja põnev talle, et ta lihtsalt ei märka, kui seal ta päriselt astub kuskilt nagu valesti, aga sa pead kogu aeg nagu jälgima. Et nendes olukordades ma võib-olla tunnen ennast pigem ebamugavalt ja kõik, mis puudutab vett, siis mul on kõik lapsed on ujujad, ujuvad ja seal on olnud meie jaoks hästi teadlik valik, et nad on veega sina peal, siis pigem sellistes vee teemades ma tunnen ennast nagu hästi või ma tean oma lapsi, et siis mul on natukene kindlam olla. Ja linnades, ma arvan, ekstreemsus on see, et kuidas ikkagi ka mingites teatud linnades olles on ju tänapäevani see küsimus, et kui sul on blondi juukselised lapsed, et see võib olla nagu teema. Mul on mõlemad. ja et minul nüüdseks on kõik tumeda peaga, aga kõik on, või 2 tükki olid täitsa blondid. Et siis sa tegelikult sa näed, et keegi näeb su lapsi ja mind võib-olla need olukorrad häirivad rohkem kui see looduslikud ekstreemsused, või need ohud on pigem seotud ikkagi väga selgelt teiste inimestega. Et
ja neid ma väldin, et mingi ajani ma hästi vältisin ka lastega käia üldse nagu välisriikides kaubanduskeskustes, et seepärast, et ma ei suuda seal nagu virvarris nii hästi neid jälgida kui mujal ja teada on, et seal see on ikkagi nagu leib ka teatud kontingendile, et siis mul olid pigem sellega seotud nagu hirmud teiste inimestega, mitte niivõrd loodusega. Minul on ka kusjuures see hirm päris suur, et ma kardan, et teatud riikides nagu ma ei julge sellepärast lastega minna, et keegi viib mu lapse minema. Mul tuleb veel meelde, et me käisime Mehhikos krokodilli kasvanduses ja seal oli kuidagi nagu see nagu omanik väga muidugi inglise keelt ei osanud, aga saime suheldud ja kõik lasi teha lastele, et nüüd anna sellele krokodillile süüa ja siis viis need täitsa nagu krokodilli juurde, et hoia sabast kinni, et see peapildi ja okei, et on ikka ohutu või, aga oli, tegime pilti ja suur krokodil. Aga ei ole kordagi olnud, et lapsed ütleks, et ei, seda ma küll ei tee või sinna ma küll ei lähe? Ei vist mitte, nad on madudega pilti teinud ja on kõik sihukest asja. Ma arvan ka, et lapsed ei mõtle seda kuidagi, nad peegeldavad ju meie hirme tegelikult suures osas, mida väiksemad nad on, seda rohkem. Ja võib-olla mina siis näiteks ka isiklikult ei ole nii suur selles mõttes seda laadi ekstreemsuste otsija, et ja lastega reisimisel tuleb alati arvestada, et see reis iseenesest on lapse jaoks väga suur muutus, väga suur kogemus, kõik see lennureis ja kõik see olme sinna juurde. Et ma arvan, et kui inimesed ka mõtlevad, et kui ma nüüd oma ette lähen nende lastega reisima, mis ma kõike nendega tegema pean, ei tasu üldse üle mõelda. Laste jaoks on juba väga suur kogemus see, et sa lähed seal teises kohas toidupoodi, ostad esmavajaliku kauba, see näeb teistsugune välja. See hommikune võileib maitseb teistmoodi, inimesed räägivad tänaval kõik teist keelt, millest sa aru ei saa. See kõik on nende jaoks tegelikult hästi suur kogemus ja see on nende jaoks juba täitsa paras ports ekstreemsust, et ei pea siin juures lapsevanemana minema hulluks etappi, aga ma ei oska ju mitte midagi seal Itaalias nendega teha, ei peagi oskama, et käid lihtsalt ringi ja elu toob, jäätis maitseb teistmoodi, räägid nende jäätise kultuurist neile juurde, et see kõik juba on laste jaoks väga-väga silmi avardav ja väga palju õpetab neile, et kindlasti ei tasu nagu minu silmis üle mõelda seda, et ma pean kogu aeg otsima sellist nagu hingevärinat sinna juurde, et ei ole vaja, et muidu on ka väga vahva. Aga kas teil on olnud muidu ka mingid tegevused, mille te olete jätnud nagu lastega pärast tegemata, mille te muidu võib-olla oleksite ette võtnud, aga kuna lapsed on reisil kaasas, siis olete nagu ära jätnud? Ja mina olen küll mingeid, me oleme enne lapsi käinud, meeldib meile väga igasugune vee teema, et kajakkidega või siis mõnes kohas on raftidega. Et siis lastega ma ei ole veel päris ausalt öeldes, et kuna nüüd kõige väiksem on 6, et nüüd kuidagi see tunne on, et tahaks nad, et nad kõik vähemalt seal suudaksid rihmade vahel püsida, nii et nad sealt paadist nagu ära ei kao, et seda raskust on natuke vaja. Et siis seda mina ei ole näiteks lastega veel teinud. No ma selle Patagoonia osas mõtlen, et seal on kindlasti mingid matkarajad, kuhu ma ise tahaksin minna, aga laps ilmselt ei jaksa võib-olla 8 tundi järjest kõndida, et siis ma need pean ära jätma, et midagi lihtsamat selle asemele võtta. Ja muuseumites muidugi, et võib-olla ise tahaks rohkem kuskil süveneda, vaadata, aga lastega pead lihtsalt nagu kiiresti läbi käima. Jaa. No kunstimuuseumid on niisugused, kus mina alati tahaks käia, aga mu lapsed ilmselt ei püsiks seal väga. Kas on olnud näiteks mingeid selliseid asju, mis te olete võib-olla kahelnud või mõelnud, et kas võtta ette või mitte, et võib-olla ei ole lastega kõige ohutum või ägedam, aga et mis lõppkokkuvõttes on olnud nagu tegelikult väga hästi tulnud välja nagu selles. Okei, sina juba tegelikult rääkisid oma mingitest krokodilli söötmistest ja sabadest tõmbamistest, aga... ma olen käinud lastega palju teemaparkides. Ja ütleme, mulle mingisugused atraktsioonid nagu endale ei meeldi, mingid Ameerika mäed, mis lähevad nagu aeglaselt üles ja siis kukuvad järsult alla, aga nagu näiteks lapsele meeldib, siis ma olen tänu sellele pidanud temaga kaasa minema, et tema nii hirmsasti tahab, et ma ise võib-olla ei oleks seda teinud. Aga ja lõppkokkuvõttes on päris tore olnud, jah? No mitte alati, aga... Ma arvan, mul on niipidi vist olnud, et mida lapsed väga teha tahavad, on need samad teemapargid, et eelmisel aastal Universalis käies siis ka, et ma kindlasti seda, kui ma oleks nii abikaasaga kahekesi reisil, meie plaani see kindlasti ei oleks mahtunud mitte kuidagi. Aga nüüd laste rõõmuks me veetsime terve päeva ja nad kõik olid õnnelikud. Tegelikult oli endal ka täitsa tore. No tegelikult ka, aga jälle esimene valik mul ikka taaskord ei oleks, et jah, et teed nagu niipidi neid otsuseid, jah, et lastel oleks ikkagi kuidagi ka mõnus ja nende jaoks on ju oluline see kõik ja nemad tunnevad kõiki neid tegelasi ja
ja see on selles mõttes nagu vahva. Kuidas teil rutiiniga on lood reisimise ajal, et noh, kindlasti igaühel on mingi rutiin lastega kodus, et kas jätkate seda reisi ajal ka või on reisil nagu mingi hoopis teine rutiin? Mul on alati selle kohta see ütlus, sööma peab ja magama ka. Aga noh, võib-olla aeg varieerub. Väikeste lastega reisides ma mõtlen nüüd päris väiksed, et sellised aasta kuni 3-aastaste lastega. Et üksid uni võiks ikkagi olla natuke nagu püha, seda lihtsam on endal, et kui see lõunauni on ta seal autos või on ta seal kuskil majutuskohas või kärus ringi kõndides, et see aeg võiks olla nagu planeeritud, sul on endal mõnusamad õhtud, mida nautida, kui lapsed on rahulikud. Ja rutiin, mida nagu hoida ka päris väikestega, noh meil oli ikkagi see õhtune nagu uneaeg oli kuidagi väga kaksikutega sai see kuidagi väga sisse juurutatud ja siis ma ikkagi mäletan neid reise, kus teised lapsevanemad veel panid lapsi magama, aga meil ikkagi juba oli see rütm oli nii sees lastel, et nad juba põõnasid seal kella. Meil oli ka see kord, et nägime, et seal, kus meelelahutus toimus, et päris paljud olid seal veel lastega samal ajal, kui meie endomi juba magama panime, et aga noh, 4-aastane mul ka jällegi ei teinud päevaund, mis nagu muidu on rutiin sees, et noh, selle ma jätan küll reisil tegemata tavaliselt. Ja noh, mina olen kindlasti nagu hästi leebe reisil kõikvõimalike toitudega, et noh, arvan, et seal nädal aega mingit nänni süüa, sööge lapsega midagi ei juhtu ja tõesti nendest mõnedest friikartulitest keegi seal mingit jäädavat nagu tervisekahjustust ja toitumise ebamäärasusi ei jää eluks ajaks püsima. Et pigem jällegi, et see ongi reis, see ongi teistmoodi ja see võibki olla, et ma ei tea, see rutiin on, ma ütleks ka võib-olla enda seisukohalt isegi on veidi üle hinnatud seal, et seal on ikkagi rohkem ja ma tahaks seda ka väga lastele õpetada, et noh, reisil ei ole see koht, kus ma iga õhtu kell 9 vaatan AK-d, et noh, et ei ole, et reisil ongi see, et sul on ootamatused ja sa peadki selle situatsiooniga hakkama saama, et me ei saa praegu süüa, me jäime liiklusummikusse, me ei saa linnast välja praegu, et me olime linna külastamas, me istume nüüd 2 tundi ummikus ja meil tõesti on ainult vesi ja see on tegelikult okei, et sul ei pea praegu söögiaega olema, et see võibki natukene nagu kannatada, et jällegi, et noh, nende ootamatustega tulebki ka hakkama saada, et ei saa olla, et kõik on kogu aeg imeline ja see on äge. Et kui sa nagu väga rutiinifriik oled, siis pead ikka kõvasti ennast ületama, kui reisile minna. Lihtsam kodus olla tõesti. Jaa. Mauri, kuidas sinuga? No ma selle söögi ja une osas nõustun ja noh, väiksema lapsega praegu on ka veel selline rutiin, et ikkagi iga õhtu unejutt. Et see tähendab, et raamat tuleb reisile kaasa. Ja noh, siis suuremate lastega ma olen käinud ka niimoodi reisimas, et see jääb nagu osaliselt kooli aega. Lihtsalt noh, ei mahu nagu ajaliselt sinna vaheaega ära. Ja siis on olnud ka kooli õpikud kaasas ja siis peab vaatama, et nad õhtul siis õpiksid ja tööühikut teedaksid. Mul oli see kord täpselt samamoodi, käisime kooli ajast ja kõik töövihikud ja õpikud olid kaasas ja vihikud ja iga päev õppisime. No kuskil 1-1,5 läks peaaegu päevas õppimisel. Ja need on päris rasked. Maksin e-reisile mingi lisapagasi eest veel. Meil õnneks nii rasked ei olnud ja nii palju ei olnud, aga üks vanem laps oli 17-aastane, oli ka reisil kaasas ja tema ütles küll, et ei, mina ei hakanud kaasa võtma, et muidu ma oleks pidanud lisakohvri võtma. Kuidas sulle on ikka õppimisega? Oled suutnud ainult kooli vahel reisida või? Ei, no ei ole ikka suutnud ainult kooli vahel, see on aus vastus, aga ma püüan nagu näpistada nagu pigem niipidi, et natukene enne või natuke peale kooli vaheaega, et siis on nagu nii see tempo võib-olla natuke rahulikum seal koolis. Ja me ei ole kaasa võtnud aus vastuse õpikuid, et mu lapsed ei ole veel ka nii kauges, võib-olla on piisavalt pisikesed klassid, et nad jõuavad tegelikult selle järgi ära õppida ja neil on üsna lahtised pead, et mul ei ole olnud selle teemaga veel nagu küsimust ja nüüd ka jälle kooli vahel lähme 2 päeva enne ja ei, nad ei võta midagi kaasa, et selles mõttes. Siis ma olen nagu rongaema ikka sundisin oma last iga päev tund aega õppima. Ma natukene, noh, siin oli see küsimus, see nagu rutiinis ja selles ka, et jah, kui on pikem reis, siis ei olegi nagu varianti või on täitsa nädal aega koolist eemal, ei olegi varianti tõesti, aga muidu, kuna lapsed on ikkagi väga selges rutiinis siin kodumaal ja trennid on õhtul ikkagi 6, 7, 8 siin, et siis no see puhkus võiks siis olla meil nagu puhkus ja kvaliteetaeg, aga loomulikult see on hästi individuaalne, iga lapsevanem peab oma lapsi ise hindama tundma, et kuidas nad hakkama pärast saavad või ette saavad, et me oleme ka teinud seda, et me oleme ette teinud, vahest küsinud nagu
õpetaja käest, et me oleme nüüd ära, kas on midagi, mida nad võiksid ära teha, siis näiteks töövihikutes nad on mingeid lehte ette täitnud ja see on päris hea mõte niimoodi ette küsida, kui muidugi õpetajad annavad niimoodi. Ja kui annavad ja lugemist aga mis alati kaasa tuleb, on kohustuslik lugemine, on ju. Et selline ei ole nagu variant ja mulle isegi meeldib see selline vahepeal öelda, et nüüd on kõigil lugemisaeg, et siis saab nagu ise ka lugeda. Meil oli ka see kord, et ma pean siin lennukist raamatut lugema, et teised siin on tahvlis ja pean raamatut lugema. Aga ei olnud midagi. Elu ei olegi alati õiglane. Jaa, aga söögist natuke ka rääkisime, et kuidas teil on olnud lastel söögiga selles mõttes just, et minu lapsed näiteks on võrdlemisi valivad ka kodus nagu, et meil on juba tekkinud niisugused kindlad asjad, mida ma tean, mida nad söövad, on ju. Et seekord reisil oli natuke raske ka, et või mitte seekord, vaid iga kord, et neil ei sobi see köök, kus riigis me oleme, et tahavad ikka ma lihtsalt, ma ei tea, kartulit ja hakklihakastet või mis iganes niukest nagu, et eriti ma mõtlen kuskil Aasias või et päris keeruline võib-olla või ei ole olnud. Burgerid müüakse tänapäeval igal pool, see on selline nagu abivahend. Nagu. Minul on jälle sellised lapsed, kes ei söö makarone. Need ei ole keegi, nüüd väiksem ikka veel ei söö, suuremad nüüd on hakanud sööma makarone, ehk siis, et kui see on olnud tavaliselt vanematel see pasta, see hädaabi variant, siis meil seda ei olnud tegelikult, ei ole kunagi väikestega nagu olnud. Aga puuviljad. Ma just tahtsin öelda, et puuviljad on nagu meil olnud alati see nagu pääste rõngas. Jah, minul seda pastatoodete teemat ei ole, et see pasta, lasagne, siuksed asjad on igal pool saadaval tänapäeval. Aga sul lapsed muidu söövad mingit niukseid erilisi asju ka sihtkohtades? Siis peab vaatama, mis see asi on. Eks ta ise valib, viimane reis lapsega meil kruiisilaeval, et siis ta sai ise seal vaadata, mida ta endale tõstis sealt ette või siis ka menüüst, et kui oli see lauateenindusega variant, et alati leidus midagi. Ma ütleks ka, et siin on alati jälle see lapsevanema enda suhtumine, et kui sa lähed selle suhtumisega, et mis ta siin nüüd süüa saab ja kas ta saab. Aga siis ma arvan, kui söök on laual, siis ükski inimene nälga ei jää. Et see on selline vana kooli tõde, mida meile juba meie lapsevanemad on edasi andnud. Ja see tegelikult kehtib ka reisidel, et küll nad hakkavad ühel hetkel proovima, kui seal miskit ei justko ei sobi. Ja siis ma tõin küll selle burgeri näite, aga see ju varieerub ka nagu maailma eri otstest on täitsa teise maitsega. Ja need lapsed toovad kohe välja, et see on mingi teistsugune. Või ma ei tea, sellel on mingi imelik maitse. Ja või lõhn on vale või mingi ketšup on vale või mingi asi. Aga see ongi see, et jällegi igal maailma otsas on omad nagu eripärad. Ja vastupidi, nad on ikkagi hakanud ka väga kihvti asju. Ma arvan, et meil ikkagi musclesid tulid reisimisest ja need on jäänud nagu väga suurteks lemmikuteks. Lastel siiamaani. Või mingid erinevad pipraid, kuidas nagu neid teha ahjus ja pannil, et need on kuidagi tulnud nagu reisidelt, mida on nagu ka tahavad. Et vastupidi sealt ikkagi lõpuks see häda ja värja kaevu ja võib tulla hoopis midagi kihvti sealt nagu välja. Et seda ei tasu nagu peljata. Ja minu alati häkk on nagu see, et kui sa näed, et tuju hakkab langema ja tead, et tegelikult ta on nagu kehvalt söönud, üks jäätist päästab jälle mitu tundi ära ja jällegi see nädal aega seda magusat jäätist söömast, tegelikult ka ta toitumine ei lähe tuksi, sa tuled koju, jätkad rutiini ja kõik läheb jälle nagu paika, et ei pea seda ka väga-väga pelgama, et kõike saab ja mida väiksem laps, pisikestega mina ei vedanud isegi, kui me olid need aastased ja väiksema lapsega ju, ta oli alla-aastane, kui hakkasime temaga ringi käima, siis ma ei vedanud isegi Eestist kaasa neid tuntud maitsega püreesid. Ma ostsin kohalikke puuvilju poest ise aurutasin, keetsin, püreestasin ära ja eriti tubli. Sõi seal, et ime lihtne tegelikult, et seal on just see puuviljavalik veel kihvtim, tavaliselt kui lõuna poole lähed, et miks ja maitsvamam isegi. Ja võib-olla maitsvamamgi ja kartuli sa saad ka igast ja kõrvitsa igast ja porgandi, et tegelikult ei maksa ise enda jaoks asju mõelda nagu hullemaks, et tegelikult on hästi lihtne ja kui ta natuke pirtsutab, küll ta nagu 2 tunni pärast enam ei pirtsuta. Ei nälg lõpuks ikka paneb sööma, eks ju, et senikaua kui päris nälga ei ole, siis ma tahtsin veel tegelikult, Mauri, ma tean, sinul on veel suurema vanuse vahe, kas sinul natuke väiksema vanuse vahe, aga just minu poistel on 6 aastat vahet, ka võib-olla nii suur ei ole, aga et kui on nagu suurem vanuse vahe, et kas on nagu väga keeruline leida nagu planeerida ja leida mingeid tegevusi, mis sobiks nagu mõlemale vanusele, et nii sellele teismelisele kui sellele mürsikule. Ei ole selle peale niimoodi mõelnud, et kuidagi alati oleme hakkama saanud.
Et jälle on see, et nad peavad lihtsalt sinu nagu selle vooluga kaasa minema. Ja siis ütleme ka endal on mugav, kui on suurem laps, kes võib seda väiksemat hoida näiteks. Võib-olla väiksem on juba uneaeg, suurem tahab, ma ei tea, mingit sarja vaadata endal kuskil arvutist, siis ma jätan nemad majutusasutusse ja siis on kuskile minna näiteks natukeseks ajaks. Ja mugav, aga kuidas sul? No meil on ikka olnud teemasid, meil on näiteks kõigile lastele väga meeldivad seikluspargid. Teadupärast seal radadel on nagu siis see pikkuse piirangud. See on jah. Ja siis meil on ikkagi selle kõige, kuna tüdrukud juba ikkagi väga suuremad lapsed väga tahavad erinevaid kui on kuskil juba näevad seda silti, Adventure Park ja siis on juba meil nagu see, et ja ikka sinna vaja millal lähme ja kuidas lähme ja siis pisem, siis nüüd ta ületas 1,20 m piiri ja nüüd ta on nagu väiksematel radadel. Aga Lõuna-Euroopas on see hästi klassika, et alla 1,20 m nad ei luba mitte ühelegi rajale, lubavad nendele, mis meil on siin ka mänguväljakutel tasuta rajad. Ja selle peale ikka peale seda, kui sa oled elus ühe korra Nõmme seikluspargis ära käinud, vaadatakse, mis asi see on, miks mind karistatakse. Nii et neid pisaraid on meie peres nagu olnud, aga kõik on mööduv. Nüüd juba on üle 1,20 m ja lähme vallutama seiklusparklaga. Aga igav ei ole kunagi suuremal hakanud, et ma mõtlen teismelised on tänapäeval siuksed, et väga nagu ei viitsi või ei taha käia mingites loomaaedades või parkides. Aga siis on tal võimalus mitte tulla sinna, et seda on ka olnud. On olnud sul üteldatud? Kreekas näiteks, ta ongi eelistanud hotelli jääda ja mina on näiteks väiksemaga läinud teisele saarele mingit vulkaani vaatama. No jah, selles suhtes on hea, et kui on juba piisavalt vana, siis julgeb ta ka üksi jätta, kui ei kõlba tegevustest osa võtta. Mul oli seekord küll, et mõnel juhul oli suurem juba tüdines ära nagu, et väiksemal oli veel fun, seal kõik need animatsioonid ja mis seal hotellis pakuti ja veebassinidega, vanemad juba tüdinesid ära natukene. Et siis ma mõtlesingi, et mida vanemaks või mida suurem vanuse vahet, seda keerulisem on nagu, et kõigil oleks tore reisil. Tuleb vooluga kaasa minna. Me juba natuke te sellest rääkisite, et mis teie lastele väga meeldib, et igasugused seikluspargid ja veepargid võib-olla ka, et kas looduses matkata ja mingid ajaloolised vaatamisväärsed sellised ka huvi pakuvad? Ma arvan, et meil on olnud nende ajalooliste vaatamisväärsustega alati ilma ekstreemsus kuidagi kaasas käinud, et nii kui me käisime näiteks Ateenas, ma mäletan, kui me käisime Akropolis, siis seal oli mingi 40 kraadi oli sooja. Kuigi me käisime sügisel ja meeletult palav. Ma veel ise olin siis lapse ootel ja ma mõtlesin ise, et huvitav, et kas see on siin praegu kõige mõistlikum tegevus, mida teha. Ja siis teine ekstreemsus on olnud siis see, kui on olnud mingi meeletult külm ja erakordselt kuidagi mõimest Kolossiumit me vaatasime küll sellise ja oli siuke jahedam nagu ilm ja siis nad mõtlesid, et mis asi, miks me seda kivi, miks see nii huvitav võiks nagu olla. Et need ajaloolised asjad on jah, nagu tegi lastele, ma ausalt öeldes ütleks niipidi ka, et kui nad on väga pisikesed, siis tuleb jälle valida ajaloolised. Kui me käisime jälle ka Ateenas seal ilusti nagu staadionil, rääkisime olümpia ajalugu ja kõike seda juurde ja nad jooksid sealt neid ringe. Väga põnev on ja neil on siiamaani see meeles, et nad seda tegid on ju kõike. Kuigi möödas on juba 4 aastat vist või rohkem peab olema, ma ütlesin just, ma olin lapseootel 7 aastat tagasi. Et aga neil on see meeles ja nad näevad pilte on see meeles, et aga tõesti ma arvan, et see Kolossiumi jutt neile nagu kuidagi nagu meelde ei jäänud, et jällegi, et tuleb nagu valida neid ajaloolisi, kus sul on seda lugu rääkida sellele eale vastavalt, et täna kindlasti olukorras, kus nad juba õpivad ajalugu, erinevaid ajastuid, oleks mul seda Kolossiumit neil oluliselt lihtsam seletada, kui võib-olla see 3-4 aastat tagasi, et jällegi neid saab ka lastega nagu läbi mõelda ja vaadata, et kus tegelikult on nagu huvitav ja päris pisikeste lastega, ma ei tea, et see võib, kui sa ise tahad minna, siis mine. Aga fakt on see, et laps ju mäletama seda ei jää, et selleks mõttes ei ole mõtet ka hulluks nagu minna, et oi, et ma nüüd olen siin Pariisis ja kindlalt tuleb see Mona Lisa selle 3-aastasega ära vaadata, tegelikult ei tule, et võid minna pärast, kui ta on 13, võib-olla elu kannab ja saad uuesti minna ja tegelikult on teil mõlemil siis tore, et kindlalt teil nagu olukorras käruga seal Mona Lisa juures, mis vist enam praegu ei lastagi käruga, et see üle lapsega kindlalt ei ole tore. Kuidas sul? Nende vaatamisväärustega on niimoodi, et mingil määral nad ikkagi kannatavad selle välja, kui me midagi vaatame.
aga väga pikalt ilmselt ei taheta olla. Aga samas näiteks jälle tooks Mehhikost näite, et seal Yucatani poolsaarel on palju neid maajade varemeid ja ütleme, et need kõige kuulsamad ja suurem on Chichen Itza, et seal on kõik nööridega piiratud, sa saad neid kaugelt vaadata, aga sa ei saa nagu puutuda ja ronida. Aga siis me leidsime mingid vähem tuntud kohad. Seal sai ronida ka. Ja kus saad ise püramiidi otsa ronida, no see oli juba palju toredam. Pileti hind oli 12 korda odavam, inimesi oli, ma ei tea, 50 korda vähem ja siis käid igal pool sees ja vaatad ja ronid püramiidid otsa, see oli nagu tore. Jah, et teinekord sellised vähem populaarsed kohad osutuvad lastele palju huvitavamaks seikluseks kui need kõige tuntumad vaatamisväärsused. Kuidas siis võiks veel anda mingeid häid nipped, kuidas olla valmis igasugusteks ootamatusteks, et kuidas teie valmistunud olete, et mida te nagu ekstra võib-olla kaasa olete võtnud või ainult laste pärast siis, et kas või alustades siis mingitest meelelahutuslikest asjadest, võib-olla mingid mänguasjad või mingid lauamängud või midagi sellist on ju rohkem võib-olla vahetusriideid, apteek on kindlasti päris muljetab. Minul viimane reis oli küll, mul pole vist enne veel nii suurt apteeki kaasas olnud, kui seekord oli. Et jah, jagage häid nippe, mida teie olete teinud? Ma arvan, et kui lapsed olid pisikesed, siis need kleepsuraamatud, need on nagu kuidagi minu meelest, mida mõned varud kaasa nende tegelastega, kes neile sel hetkel korda lähevad, need alati ikka mingiks ajaks annavad tegevust. Suurematel lastel kindlasti nüüd juba üle vaadata, et ma ei tea, kas telefoni internetipanketid töötavad ka mujal või kes kedagi jagab ja kas Netflix neile striimib, et siis on ka jälle, et need tunnid, mis on siis ekraanis lubatud, et need siis saab ka seal rahulikult ära veeta, aga ma ilmselt ei ole väga originaalne, kui ma nagu ütlen, et kindlustus on nagu see A ja O, et vaadata üle, et sul tegelikult oleks see reisikindlustus, et me siin enne salvestust ka omavahel rääkisime, et ma arvan ilma naljata, et mul vist on üks reis olnud 11 aasta jooksul lastega, kus ma ei ole pärast ühtegi reisikindlustuse dokumenti täitud, et küll on visatud see kärupuru, küll on visatud kohvrid, küll on keegi lastest jäänud mingit sorti haigusesse seal koha peal olles ja kõige ekstreemsem on kindlasti ka see, et kui siin Mauri rääkis, et aegnalt ei tulnud laeva, siis me olime ükskord Kreekas, ma olin ka, siis olimegi Kreeka reis, oli see, ma olin lapse ootel ja me ootasime siis Paarose saarel praami, mis peaks meid Ateenasse tagasi tooma ja mida ei tulnud, oli see praam, sest et tuul oli kuidagi vastu või külje pealt või igal juhul tulev ja see jäi hiljaks ja kuna see praam jäi hiljaks, siis me jäime Ateenasse hiljaks ja siis kuna me jäime Ateenasse hiljaks, siis me jäime lennukist sirgelt nagu maha. Ja see oli juba selge sellel hetkel, et me sellest lennukist maha jääme, kui me tegelikult sinna praami peale alles seal saare peal nagu läksime. Ja siis sa oled seal öösel, kell 1 öösel me olime 3 perega, meil oli kokku seal reisil tol hetkel siis 5 alla 10-aastast last, üks lapseootel naine või isegi oli 2 äkki tol hetkel. Ja sul on siis Ateenas mingi torm, kus kõik lennud on, osad olid ka tühistatud selles mõttes, me lootsime ka, et meie lennuk äkki jääb hiljaks, aga ei, Air Baltic tol korral väljus nii, nagu ta väljuma peab. Ja siis sa oled tegelikult selles olukorras ja mõtled, mis saab ja tegelikult kindlustust tuli igati pidi appi, et minul tekkis hirm oma tervise pärast, sest ma olin tõesti 6. kuud lapse ootel ja kindlustus või meditsiiniabi sellises olukorras on hästi, hästi kallis ja pingelises olukorras ma juba tundsin, et võib-olla kõige parem ei ole olla. Ja me pidime ostma ka uued lennupiletid, et ju kohe koju saada ja need hinnad kerisid lihtsalt seal nagu meie silmade all, kui me seal selle praami peal halva ilmastikoluga üritasime seda internetiühendust saada. Et aga jällegi, et see kindlustunne või see turvatunne, et sa tegelikult, et see hüvitatakse mingil moel sulle ikkagi nagu kindlustuse poolt, siis see on hästi oluline, see turvatunne on tegelikult hästi oluline lastega reisides ja seda ei tohi nagu kuidagi alahinnata, et ükskõik, mis sul lõpuks nagu juhtub, on väga vähe asju, mida täna kindlustust tegelikult ei kata ja reisimine on ikkagi suur kulu,
et ühel perel, kes võib-olla ongi kogunud ja see on väga okei, et me aasta kogume ja siis rändame selle raha eest. Et kui siis ka sul läheb topeltkulud, see on ikkagi väga kurb ja toob seda nagu riski juurde. Et ma ei tea, ma ei kõla väga originaalselt ise siin ka kindlustusteenuse pakkujana, aga kindlustus on nagu A ja O lastega peredel ja see, et ma ei tea, meil on ühe korral lihtsalt selline lugu ka, et basseini tekkis mingi bakter, mis täiskasvanutele ei mõjunud, aga kõik lapsed, kes meil seltskonnas kaasas olid, said sealt basseinist mingi bakteri, nii et neil tuli keskkõrva põletik. Meil olid nagu kõik lapsed olid seal keskkõrva põletikus. Ja siis jällegi, et kui see kulu või kõik see, mis sinna kaasa käib, oli ka oht, et nad ei saa tohi lennukaga lennata veel nagu nii pea, ja seal kõik käisid iga päev ette näitamas oma lapsi, et kellel kui lahti või kõrvad on. Et jällegi, et aga sa tead seda tunnet, et tegelikult midagi ei juhtu, kui ma pean nüüd minema 2 päeva hiljem. Mul on selleks kindlustus, see katab kulud, ma ei pea riskima oma lapse tervisega. Sellepärast, et muidu mulle äkki, mis siis saab, on ju, ma peangi ostma need uued nagu lennupiletid, et mul ei ole seda raha. Et see tunne on tegelikult oluline, et inimesed lastega reisidel, ma arvan, et see on nagu kordi olulisem lihtsalt, kui see on üksi või 2 reisidel. Kas haiglas olete ka pidanud välisriigis? Mina ühe lapsega, mul abikaasa käis 2 pidid olema Egiptuses muide ja keset tööd viidi haiglasse ka ilmselt mingi bakter, mingi kõhuhädad igatahes olid ja tal oli suur vedeliku puudus ja päris siuke, ikka hirmutav oli. Jaa, need on ilmselt tuidutuima, koputaks need igale poole, et me ka päris haiglaravit pole keegi vajanud, aga kõik võimalik kõrva-arste ja mingid lööbeid oleme käinud, jällegi mingi toitumisest, mingist asjast tekib meie reaktsioon, enam ma ei jookse, aga nagu kohe alles hakkad lastega reisima, siis see võib, mõtled kohe, et oi, mis nüüd on, kas mingi satikas, mingi vutukas, ikka tahad ette ära näidata, et eks see julgus nagu kasvab. Mauri, sul on ka midagi ette näidata või ole? No ma olen sellega absoluutselt nõus, et kindlustus on ülimalt oluline. Arvestama peab, et laste kindlustamine on oluliselt kallim kui täiskasvanu kindlustamine, aga see peab olema. Ja ka mul on selles osas vedanud, et üks kord on mul kindlustust reaalselt vaja läinud lapsega seoses, kui ta jäi lihtsalt tuulerõugatesse enne reisi ei saanud tulla, et siis kindlustus maksis kinni. Aga teine kord 2 last astusid endale merisiiliku jalga Sitsiilias. Ja siis me läksime ka mingisse kohalikku, ma ei teagi, mis ta oli, haigla või polikliinik, mis iganes. Ja siis võeti koha peal välja ja põhimõtteliselt see oleks nagu olnud kindlustusjuhtum, aga nad ütlesid, et ei viitsi paberit täita üldse, et teeme ära ja minge minema. Veigi kõik korras. Kas minu arust meil ka Egiptuses tookord ei läinudki kindlustusjuhtumi alla, et tehti seal, anti seal mingit ravi veits ja saadi sellega nagu tehtud see. Aga nendest asjadest, mis nagu kaasas on, et mul mingit hullu apteeki ei ole, et plaastrid ja tiigrisalv ja põhimõtteliselt sellega saab praktiliselt kõik asjad ära lahendatud. Mul seekord oli küll, kuna meil olid lapsed olid veel enne reisi haiged, reisiks said nagu põhimõtteliselt terveks, aga kunagi ju ei tea, on ju. Ja ise olid ka juba siuke veits kahtlane, siis ma ikka võtsin korraliku arsenali kaasa, et... Ei, on olnud muidugi rohkem, aga õnneks pole vaja läinud. Mul on alati pulgakommega kotis. Ja need on lihtsalt vahest ka endale nii toredad. Viimane kord ma veel, et olin tööalasel reisil ja mul ei seljakotti jäänud 3 pulgakommi. Ja siis meil tekkis ka, oli mingi oote kuskil mingi asi. Ma leidsin see tšupa-tšupsi. Kui õnnelikuks teeb üks tšupa-tšups, kui sul on nagu ikkagi kuidagi selline, võib-olla natuke ebamugava olukord. Nii et midagi head ma ikkagi sinna kotti alati nagu poetan on, et siis laste mingid lemmikkommid siit juba Eestist kaasa või siis ongi need, ostan kuskilt lennujaamast pulgakommid. Et see on niisugune hea valuuta, mida siis aeg-ajalt nagu jagada ja toimib ka täiskasvanute puhul väga hästi. Aga riietumine, et sa alguses ka mainisid ära, et see pakkimine on siuke päris suur väljakutse lastega reisimisel, et kas on kuidagi ka, et mina näiteks praegu tundsin küll, et ma panin nagu tõesti liiga palju riideid ilmselt neile kaasa, aga siuke hirm on ikka, et määrivad ära, ei taha ju ka, et määrdunud riietega ringi käiks ja ikka nagu kulub neid, et päevaks vähemalt 2 komplekti nagu igaks päevaks, et kuidas teil sellega on? Pesuteenus on õnneks nagu kõigis majutusasutustes ka ja kui võtad ise ma ei ole kunagi kasutanud. Oleme kasutanud nii hotellides kui tegelikult kui juba võtad seal kui rendimaja on, siis on loogiline, et sa pesed seal. Kõigis ei pruugi olla, siis sa pead ka teadma, kas seal on või ei ole.
ma arvan, et minu väljakutse on täna pigem see, et kuna on varateismelised, siis sellise ilu ja mugavuse nagu kompromissid ja praktilisus on võib-olla need tänased nagu teemad ja seda ka nagu jalanõude osas. Et ma arvan, et minu jaoks on see jalanõude alati valik nagu siuke paras nagu väljakutse, et tegelikult väikestel lastel ülimugav nende mõnusate pehmete krõpsudega sandaalidega, mis on nahast nagu sisuga. Jällegi mingitel tänavatel, mingites kohtades nendega nagu käimine, ei ole jälle kõige nagu mõnusam lapsel on ju, et kui need tänavad on ebaühtlased, nad tegelikult löövad oma varbeid ära. Et see riietumine on nagu see, mida läbi mõelda. Ja eriti raske on ju, kui sihtkoht on veel selline, kus võib-olla päeval on väga soe, aga õhtul on juba vaja ikkagi nagu pikemaid riideid, kinnisemaid jalanõusid, et siis on nagu eriti veel. Üks hea kapuutsiga dressipluus on alati nagu laste puhul, ma eelistad seda, et nad võtaks kapuutsiga dressipluusi. Sellepärast, et kui on tuul, kui on õhtul külm, siis see, kui ma hoian pea sooja, siis see ju teadupärast hoiab sind palju paremini soojas. Ja sama ma ütlen neile alati, et võtke ühed sellised mõnusad froteega paksemad sokid omale kaasa. Et see on jällegi, et kui sa õhtul oled dušel ära käinud, oled väga väsinud ja su jalad on ka väga väsinud, siis see soe sokk sinna jalga panna, jällegi väga hea leevendus nagu päeva lõpus, et pigem selliseid eneseaitamise vahendeid siis nagu riietuse mõttes ka, et sul oleks nagu tõesti mugav, aga jah, pigem on, me isegi ka viimased korrad tõesti seda pesu varianti igalt poolt nagu välja otsinud ja see päris hästi toimib. Aasias muidugi on see probleem, et sa peavad ilusti ära kuivatama, et kui sa mõtled, et sa ise neid seal loputad, siis mitte kunagi ära ei kuiva lõpuks sul on ju. Et sellega peab ka võtma, et aga see pakkimise osa peab läbi ja mina soovitan alati lastega pakkimisel seda, et ja ma üritan seda maksimaalselt ise arvestada, et hakake paar päeva varem pihta. See viimasel hetkel see, et kus mul need asjad on, sa lähedki ise nagu pabinasse ja see tegelikult ei ole nagu lõpuks enam optimaalne. Et hakka varem pihta, mõtle läbi kõigi nagu laste kontekstis ja mõtlege läbi võib-olla mingeid asju, mida saab jagada ja minul näiteks tüdrukud on viimased korrad kaasa võtnud, siin oli küsimus, et kui on jahedam õhtul, ja on sellised ühed hästi õhukesed villapleedid. Nad tõesti lähevad imeväikseks kokku. Need on neil seljakotis, lennukis väga mõnust võtad omale nagu peale, kui konditsioneer on lennukis üsna tugev, et seda ka ei tea kunagi, kuidas on. Ja teistpidi see õhtuti väga mõnus, oled sa siis seal hotellis rõdu peal või oled sa seal majutuskohas, sul on see oma asi, mida ümber tõmmata ja see loob sulle sellist soojust ja mugavust. Nii et võib-olla see on siuke tõesti selline nipp viimasest ajast. Et leida on selliseid asju, mis ei võta kohvris väga palju ruumi. On kerged ja tegelikult toimivad hästi mitmel otstarbel. Jah. Mauri, kuidas sinuga, ma tean, et sa oled väga suur shoppamise sõber ka, et sa kindlasti ostad koha peal ka kõvasti riideid juurde. Ja just nii ongi. Mul on mingi selline lollkomme ka, et ma kunagi ei paki ette, vaid alati sellel päeval, millal lennuk väljub. Isegi kui lennuk väljub näiteks 3:30, nagu oli meil Ateena lennu, siis ma kuskil peale keskved hakkan siis vaatama, et mida kui lapsega lähed, siis samamoodi või? No jah, et lapsega miinimum kaasa, peab vaatama, et enam-vähem need klimaatilised tingimused oleks kaetud, mis seal sihtkohas siis on ja jalad sitest pletud ja tossud ja kui midagi vaja on, siis koha pealt saab alati osta. Mauril on tavaliselt üks tühi kohver kaasas, et siis see ostetakse käist tavaliselt. ja siis see koha peal pesemine, hotellides see pesuteenus on ikkagi väga kallis, aga Ameerikas on sellised selvepesulad olemas, et sa lased mingisugused mündid kuskile sisse, siis saad oma asju seal pesta või siis ütleme Aasias on ka see, et seal on need teenusena on nii odavad, et sa viid kuskile oma kotide ja musta pesu ja siis nad toovad sulle järgmine päev selle hotelli ära. Kõik on ilusti kuivatatud, triigitud ja maksab võib-olla sama palju kokku, mis hotellis oleks ühe eseme keemiline puhastus. Jah, et kui nädalaks minna, siis vast ei ole probleemi, aga pikemaks ajaks siis tuleb juba mõelda sellised asjad natuke läbi, et kas ja kus saab pesta. Ja millisele lapsele just teismelile ei meeldiks, et me ühele päeval peame kindlasti minema ka shoppama. Ja absoluutselt. Outleti võimalikult kuskile. Ja ma tahaks seda kurva teismelist näha. No just, aga oleme juba päris palju rääkinud ka, et võtaks veidi kokku selle näiteks. Ma mõtlesin sellise asjaga, et nimetage kumbki 3 sihtkohta, kuhu te lastega kindlasti ei läheks.
Mauri? Ma arvan, et see lapsed siin võib-olla ei ole nii palju teema, et et kuhu sa üldse ei läheks või? Ei, ma mõtlen just, et kuhu sa võib-olla ise läheks, aga sa lastega ei läheks. Ei, selliseid kohti vist pigem ei ole, et igale poole, kuhu ma ise läheks, julgeks ma ka lapsed kaasa võtta, aga kuhu ma ise ei läheks, need on mingid konfliktipiirkonnad. Ei, no jaa, see on juba teine teema, jah. Kuskile võib-olla Iraaki või Gaza sektorisse, eks ju minema. Aga jah. Aga sellist sihtkohta ei ole, kuhu ise läheks, aga lastega mitte? Ei. Mina olen käinud kunagi India ise ringreisil. Olen käinud Indias olnud seal 3,5 nädalat ja see oli 20 aastat tagasi vist ka kuskil. Ja ma ei ole veel siiani oma mõtetes valmis, et ma võiks oma lapsed sinna viia. Et ma kuidagi ei taha. Küll aga ma soovitan kõigile noortele seda, et peale India reisi ma kindlalt teadsin, et minu elukaaslane võib olla minu abikaasa ja minu lasteisa tulevikus ja kõik seda, nii et peale seda reisi ma olin kindel, et kui küsitakse, siis ma jah vastan. Ja selle jah vastuse ma sain ka anda, et kõik läks hästi, et see oli selles mõttes väga kihvt reis, väga raske reis, väga ohtlik reis igasugusega isikuturvalisusega just koha pealt, aga ja ma vist sellepärast just, et meil oli paar hetke seal sellist, kus tõesti enda elu pärast oli natukene hirm, siis ma oma lapsi veel täna sinna mitte kuidagi kaasa võtta või viia ei tahaks. Ma tean, piirkonnad on väga erinevad, kõik võivad mulle seda juttu rääkida, et kuidas seal on ka mingid hotellipiirkonnad ja nii edasi, et väga kihvt, aga see pole siis India ja mul ei ole vaja selleks siis Indiasse sõita, et mulle tegelikult just see ehe India väga meeldis, sellel oli omamoodi, see andis mulle väga laia maailmapildi ja õpetas elu nägema võib-olla teisest perspektiivist, aga ma täna seda veel lastele ei tahaks näidata, nad on natuke liiga väiksed. Aga Arktika ekspeditsioonile võtaksite lapsed kaasa? Sinna vist on isegi see 12 on äkki vanusepiirang isegi mingitel ekspeditsioonidel ja osadel on 16, nii et veel ei saa. Aga sinna ise läheks küll, jah. Kui sellised materiaalsed vahendid oleks, siis Antarktika kruiis vabalt. See oleks väga kihvt, jah. Ma olen nõus. Ja sinna saab, seal ei ole vanus, aga päris need ekspeditsioonid need nõuavad, jah. Okei, aga siis lõpetuseks näiteks 3 sihtkohta, kuhu kindlasti soovitate lastega reisida. Mis võib-olla oleksid ka natuke kaugemad Euroopast näiteks? No Ameerika kindlasti, missugune. Siis USA-d pead siis pigem Põhja-Ameerikat? USA-d, Põhja-Ameerikat, jah. Ja kõik see Los Angeles ja California, kõik see piirkond, seal on lastele ka kõik need Universalid ja kõik on väga, nende maailma on seal palju ja samas väga imeilusad looduspargid ja Yosemite kõik on olemas, observatoorium imeilus on ju LA-s, et seal on lastega teha ka küll ja endal seal juures hästi kihvt, see on muidugi ka oluliselt kallim reis. Kaugematest ma arvan Singapur, jällegi väga kihvt koht ei pea turvalisuse pärast muretsema. Enamus asju ja ka hotellid üsna kallid, aga samas kui oled valmis käima kaubanduskeskuste -1 korrus seal söömas, kus on väga kihvtid toidukohad, saad tegelikult väga-väga odavalt söödud, väga head süüa ja ka lapsed söövad seal väga hea meelega. Jällegi seal atraktsioone, kus käia on hästi palju lastega kihvtilt. Aga basseini või sellised, kui tahta lihtsalt mõnusalt olla, siis ma ütleks, et Lõuna-Euroopa, ma ei tea, Kreeka, Horvaatia, Itaalia, Hispaania, kõik väga mõnusad, odavad hindade puhul saab väga häid lennupakkumisi sinna, võtta Airbnb-st maja, kuskilt neid ju tegelikult vahendavad ka reisibürood, ka Estraveli käest, et küsida, kui ise ei julge just, aga ma arvan, et sellised Lõuna-Euroopa basseinipuhkused lastega sellises oma majakeses, et need on ikka super mõnusad, need on ikka selles mõttes seal saab täitsa raamatut lugeda, lapsevanem ja kui on oma seltskond ja lastel ka oma tuttavad, eks ju. Ja kui kõik söövad makarone, siis keegi keedab lõunaks sellise suure pajatäie makarone ja kõik on söönud ka ja kõik on õnnelikud ja hea vein on lapsevanematele külmkapis, mitte et ma propageeriks, aga see võib-olla võib ka lisada teatud mõnutunnet mingitel hetkedel. Et seda ma ka üldse ei pelgaks, et see ei pea olema alati, et mõeldaks, et see lastega, et võtame mingi tohutu kihvti kauge asja. Et ei tegelikult ka, et Ryanairiga lennata
saata nagu Itaaliasse ja seal mõnusas majakas kuskil nagu olla või Hispaanias, tegelikult väga nauditav ja üldse mitte kallis. Mauri? Jube raske on 3 välja valida. On või? Ryanairiga ma olen lastega lennanud 1 korraga, siis nagu üks väga oluline komponent kaob minu jaoks reisi juurest ära, et see lend ei ole siis elamus, see on nagu häda pärast kohale jõudmine. Mauril on lend on ja ma olen aru saanud aga mul on lihtsalt see, et kui on 0 lõpus või 0 vähem lõpus, siis mul hakkab see mõte nii hullult hästi tööle nagu. Aga selle Põhja-Ameerika osas ma olen nõus, et seal on väga palju osariike, mis on täiesti eriilmesed ja teemaparke on seal ka väga palju. No siis Aasiast, ma läheks Singapurist natukene metsikumalt edasi, et Indoneesia, välja arvatud Bali. Seda ma arvasin, et sa seda ütled. Malaisia, isegi Brunei on päris lahe ja siis Filipiinid. Ja lähemalt Araabia Ühendemiraadid. Ma olen nagu ise ka selle peale mõelnud, et see on selline väga üliturvaline, ülipuhas ja samas ka hästi palju selliseid lõbustusi lastele ja sealsetes teemaparkides ütleme on need külastajate arvud märksa väiksemad kui Ameerika parkides, et sa ei pea ootama nagu tundide viisi mingi atraktsiooni järjekorras, et sa saad nagu kogu aeg tegevuses olla. Sinna võiks tulla nüüd mõni hea lennuse pakkumine. Jah, see on viimasel ajal. Aga praegu on väga odavad hinnad Dubaisse. Täisteenindusega kõik. Turkish Airlines. Me peame pärast rääkima sellest. Ei ole näinud. No aga väga tore vestlus oli ja aitäh teile tulemast ja rääkimast oma kogemustest ja ma loodan, et nüüd kuulajad ka kogusid sellest saatest häid nõuandeid ja said ka võib-olla veidi julgust, et järgmine reis äkki võtta ette kaugemale kui Türgi randa või Egiptuse basseini. Põnev on ka lähedal. Ma arvan, et see... Ei, ma ei arvagi, et ilmtingimata kaugemale, aga just, et midagi teistmoodi ikkagi võtta. Aga Egiptus on ka väga, kui sa ikkagi lähed sealt hotellist välja, et vaatad püramiide, muumiaid, et see on kindlasti ja kruiisid, ma ei ole ise käinud, aga ma olen kuulnud Egiptuse, need jõekruiisid on väga-väga kihtid, et kes ajaloo huvilised ja kellel lapsed juba on, ja täna meil on neid internetis neid reisikorraldajaid ka chati näol, chat ja AI-d kindlasti aitavad, kui enda neid soove panna ja neid saab siis ju pärast arutleda kellega iganes, kes aitavad selle päriselt nagu ellu viia. Et pigem pihta hakata. Ja teinekord küsige laste käest enda ka, kuhu nemad tahaksid reisida. Näiteks minu lapsed unistavad juba ammu Itaalia reisist, et mina pean nüüd nendega Itaaliasse minema järgmine kord. Ja meil on London on selline teema, et kui nüüd ainult saaks Londonisse, siis see maailm läheks kohe poole suuremaks. Sephorasse. Ja seda ka, jah. Ja Mauri, kuhu sinu lapsed unistavad minna? No Ameerika on ikkagi lemmikvist, aga eks nad on käinud ka, see on väiksema poisiga ma nüüd lähen. Patagooniasse minnes on 3 peatust ka USA-s. No minge, aga sellega siis ka tänase saate lõpetame ja kuulmiseni. Reisilainele Estraveliga.